teile edastada ka sõnumi siis Brasiiliast. Ma olen näinud siin väga palju väga suurtes kogudes poodidest võetavaid plastkoite. Ma olen näinud siin pikki riiuleid, müüdavaid kemikaale, teisaineid ja ma olen väga vähe näinud inimesi, kes on teadlikud üldse, kuidas kaitsta loodust. Sest enamus inimesed on hõivatud millegi muuga, nad elavad nagu päev korraga. Nad ei mõtle seda, mida nad pärandavad oma lastele. Ma tahan teile rääkida ühe teooria, mida me siis tegelikult võib-olla ei olegi mõelnud. Kas me oleme kunagi mõelnud, kus kohast maailm on saamas mineraalaineid ja kas me oleme mõelnud, et kas nende mineraalide hulk on meil jääv ja ta kahaneb. Oman 3 allikast erinevaid uuringuid selle kohta, et tegelikult maailmas on viimase 50 aasta jooksul mineraalide hulk väga palju vähenenud. Ja näiteks üks uuring räägib sellest, et aastast 1985 kuni 2002 on ainuüksi magneesium, üks meie kõige olulisem mineraal. Selle hulk on vähenenud maailmas keskmiselt 57%. Paneme otsa veel nüüd 15 aastat kuni selle aastani ja me saame siis selle hulga panna kaudselt ja ma arvan, et see hulk ongi 80. Kujutage ette, 80% mineraalidest on ära kadunud viimase 50 aasta jooksul. Kui palju neid mineraale oli järgi veel siis, kui meie vanemad ja vanaisad olid noored? Palju rohkem. Ja tegelikult kõik puud, kõik loomad, linnud, kõik vajavad mineraale. Kõik need puuviljad, terve maasikad, millest on ahjatud on, kasvavad mineraalide poole. Kuid muld, mis mineraale siis annab, ei ole jääv. Me teame, et põllu pealt viiakse tegelikult enamalt mineraale välja ja asemele pannakse väga väike osa. Ma tean 4 või 5 mineraali, mis põllu peale tagasi pannakse. Aga see hulk on tohutu ja me vajame iga päev tegelikult 15 mineraali. Ja mitte ainult põllumajandus pole üksi süüdi selles, et mineraalide hulk kõikides aed, puu ja köögiviljades väheneb. Vaid tegelikult on sellest süüdi ka erosioon. Vesi kannab nii mulda kui mikroosakesi, mineraalaineid kannab jõgedesse, jõed voolavad meredesse. Ja me teame, et suurimad ja rikkamad mineraalide varud koonduvad lõpuks merre. Ja meie esivanemad aastata ei võtnud kuldadru ja viinud põllu peale. Jah, see oli taga mineraalide rohkem. See oli hea väetis. Ja küsimus on selles, kus saada puhast sadru. Kuna kõik mineraalid voolavad pikka mööda merre, siis maa on teinud väga targasti. On vahetanud asukohtasid nii meredel kui mägedel. Ma tean Eestimaal mõnda kohta, kus keset Eestit mandri keskel on leitud koralle. Järeldus, Eesti kunagi oli merepõhi. Merepõhi, mis on kerkinud, kuhu oli koondunud palju mineraale, mis andis siis rikkalikku toitu taimestikule ja sellest sai rikkalikke toitaineid nii loomad kui inimesed. Kuid ajapikku väheneb siis mineraalide hulk ka metsades, aasadel ja kohtades, kus inimene ei ole neid välja viinud. Ja ikka voolavad meredesse. Aga küsimus on selles, et kas me sureme välja ennem, kui me saame midagi muuta. Sest ilma mineraalideta ei püsi koos inimeste rakud. Kui vaadata praegu inimeste tervist, tegelikult inimesed on väga haiged. On väga põhjalikult teada, et inimestel on
välja kandma adruga, muude rohtudega, väetisena või on mingid tehnoloogiad, mis hakkavad neid ammutama. Kuid tegelikkuses on asi natuke keerulisem. Kõik need kemikaalid, need pesupulbrid, igasugused pastad, kosmeetikad, seevid, kõik pesuvahendid, kõik ained, mida kasutatakse tööstuses, õlid, bensiinid, diislid, meditsiin, teeb tablette teislikult, kõik ained, mis ütleme on anorgaanilised, mis ei lahustu, need on samuti kuhjumas mitte sinna, kus on mäed, nad imbuvad samamoodi põhjavette, nad kuhjuvad jõgedesse ja kuhjuvad meredesse. Ja kui nüüd inimene ei tule tõesti enam mõistusele, ei lõpeta kogu selle kemikaalide hunniku kasutamist ja ei tule ära mitte ainult mineraalide vaegusesse, vaid ka oma keha mürkidega ummistamisesse, siis ei kujutage ette, kuidas moodi saab tekkida siia uus elu, kui seesama meri, kus inimesed ujuvad, peaks tõusma. Ja selle koha peal peaks tekkima mingi uus mandad. Siis need mineraalid, mis sinna pinnasesse jäävad, hakkavad koos nende mürkidega, kus kõik selle kahejalgse inimese, kes on aru kaotanud, selle tegevuse tõttu kuhjuma sinna koos mürkidega. Et minu jutu eesmärk on üks. Ma tahan kutsuda teid ülesse. Lõpetame ära kõige selle tarbimise, mis on teislik. On küllusest saada aineid, kõik pesuaineid, mis on tehtud loodusest, mis lagunevad. Ja on aeg hakata mõtlema